Rocco, millele meeskond trennides on keskendunud, mida on võimalik homme väljakul Iisraeli vastu ära kasutada? Tere! Ma arvan, et kõige tähtsam on, et oleks trennides hea tuju, positiivne vibe, et kuna oleme hästi treeninud, oleme väga enesekindlad ja kõik on terved, kes praegu on koondises olnud, et lähme selle mängule vastu ikkagi hea tuju ja hea enesekindlusega, et me läheme seda mängu ikkagi võitma. Mida tähendab, et sa ütled, et trennid on läinud hästi, et hästi treeninud? Mida see sulle, kuidas see tunne mängijas tekib, mille pealt? Väga hea kvaliteet on trennis olnud, et mängijad on suutnud hea keskendumisega nii taktikalised kui ka kõiki teisi asju teha, et see annab mängijale kui ka treeneritele nagu hea enesekindluse, et ma arvan, selle pealt on hea minna mängu peale. Rocco, küsimus selline, tere ka. Kas see, et Eesti koondises üha enam on ikkagi mängijaid, kes mängivadki iganädalaselt välismaal, vahepeal oli päris palju neid, kes mängisid Eestis, lisab see mingisugust sellist teistsugusemat või erilisemat tunnet ka kokku tulemisel? Jah, ma arvan seda kindlasti, et üha enam mängijad liiguvad välismaale, mis on nagu meie jaoks hea ja saavad mängida kõrgemates liigades, et see annab meile kindlasti nagu enesekindlust juurde. Tere, Rocco, küsin su käest natukene tulenevalt peatreeneri sõnadest esmaspäeval, et sellises olukorras, kus meil on mõni võtmemängija puudu, Jürgen ütles, et see tihtipeale annab meeskonnale sellise väikese lisaenergia veel rohkem üksteise nimel pingutada. Kuidas sa mängijana seda tunnetad, kui ütleme näiteks praegu meil ei ole Karol Metsa ja mõnda meest veel? Kas see on selline olukord, kus meeskondlikult on võimalik pigistada endast veel mõni protsent? Jah, kindlasti on meil mõned liidrid puudu, aga meil on mängijad asemele toodud, kes suudavad tuua sama kvaliteeti, et ma arvan, et selle peale nii palju mõtlema praegu ei pea, sest meil on ikkagi homne mängija ja mängijad on valmis, et ma arvan, et selle peale nii palju praegu mõtlema ei pea. Aitäh Roccole, lubame sinu trenni minna ja jätkame küsimustega Jürgen Hennile. Rocco vist vastas juba kogemata mu esimesele küsimusele ära, et kas kõik on terved ja kas kõik need mehed, kes sul esmaspäeval trenni tulid, et kas nemad kõik on homme algkoosseisu kõlbulikud? Ma ütleks 99% küll, et mõni selline lahtine ots, mida ma ei saa 100% nagu välja öelda, et selgub, ütleme, nii nagu enamasti siin, kus ikkagi koondisesse päris 100% keegi ei tule, et siin mõned lahtised kohad on, et ma seda ei saa veel nagu öelda, et see selgub peale trenni või isegi, et homme. Aga 95%, ütleme 99% sisuliselt on kõik terved. Esmaspäeval me põgusalt puudutasime seda eksperimenteerimise teemat või katsetamise teemat, et otsid kooslusi, mis toimiksid eelkõige rääkides kaitseliiniste. Palju sa nüüd eelmiste päevade trennide jooksul sellele keskendusid ja mis tulemustega? Ja eks me üritasime ikkagi läbi käia mõningad erinevad kooslused, et saada siis infot, et mängijad tunnetaksid üksteist erinevatel positsioonidel, et kuna mäng võib siin ka mängu käigus võib olla vaja vahetada mängijaid erinevatele positsioonidele, et siis sellele ikkagi pöörasime treeningutel tähelepanu, ja ma ütlen, trennide põhjal ma usun, et mängijate selline üksteise mõistmine pidevalt nagu kasvas, et ma arvan, et sellest ka Rocco nagu rääkis, et miks ta tundis, et trennid nagu läksid hästi, et saime sellised mõningad stsenaariumid läbi teha, mida me ootame võib-olla homme väljakul, et ma usun, et just sellise mängijate üksteise mõistmise koha pealt oli see nädal nagu päris vajalik. Kas kaitseliini koosseis sinu peas on praegu paigas? Ja ma julgen küll öelda, et on paigas. Ära küsi. Ma ei küsi seda, et kes sul seal on. Ma küsin, et kuidas sul üldiselt nagu juuni algus selliste eksperimenteerivate mõtetega on, et kas need kipuvad sul pähe tulema või pigem mitte? Mul kogu aeg on mõtted peas, ausalt väga palju kogu aeg peas mõtted kirjelevad, nii et treenerina sul ei ole seda, et täna ei oska midagi mõelda.
Okay. Aga vahetan teemat, et meenutades seda mängu märtsikuus Iisraeliga, tegelikult kuivõrd palju on üldse võimalik sealt nüüd üle võtta homsesse? Asjaolusid on ju muutunud, on koosseisud muutunud, väljak on teine, ka võistkondade foon on äkki teine, sellepärast et pärast Iisraeli mängu ju Moldova vastu õnnestus võit võtta. Ma arvan, et ikka on, et loomulikult üks asi on siis nagu spetsiifiliselt vastane, aga on ka mingid põhimõtted ja detailid, mida me tahame olenevalt sellest, kuidas me mängisime eelmine kord ja mis on see, ütleme, mingis mõttes müra ümber selle mängu tulemuse, ütleme siis niimoodi, mida me tahame ja soovime parandada, et me oleme olnud päris mitmed korrad, ütlen objektiivselt võttes endast tugevamate vastu, ütleme seisu mõttes päris lähedal tulemuse kättesaamisele, et võib-olla mänguliselt on olnud vahe see natukene selgem, aga õnneks jalgpallis alati mänguliselt ei peagi asjad olema nagu võrdsed, et tahame, ütleme, töötame selle nimel, et need 0-1 või 1-väravalised kaotused, mida meil on nüüd päris mitmed juba olnud, et ikkagi kallutada enda kasuks, et selle nimel, ütleme, see töö käib olenevalt sellest, mis see foon nagu eelmistes mängudes oli. Kas on veel küsimusi? Kui praegu ei ole, siis aitäh teile. Kohtume homme. Thank you guys.